ja põrand on. Täna siis hakkan tegema kõige tasapinda. Peas on mingi plaan valmis, kuidas seda teha. Laiaslastus tuleb siis L-kuju, nurka tuleb ahi. Ja mul on siin mingid muid mõtted selle tainast püsiks jahe või nii-öelda, et ei kuumeneks suvepäeval üle, nii et hakkan vaikselt majandama, siis vaatame edasi. Ma annan järk-järgult teada, kuidas siin ehitus läheb, et tuleb võib-olla siuke kaootiline osa, aga loodan, et on okei vaadata. Nii palju on see valmis. Ehk siis see, kus tuleb, see on nii palju kitsam, et saaks ilus serve jääda ja sealt veel väiksem, et põhimõtteliselt korra proovin seda autosse, et ma ei saa praegu näidata, et ma pean jalad alla tegema, siis ma saan teha, aga jalgade jaoks ma pean tooma ühed regulitavad jalad, et kuna siin ei saa olla kindlasti kõik nagu üliparlanksis ja hästi, siis ma toon siuksed mööbli kruvid, rattad, mida saab keerates regullida, et siis saab nagu paika ajada, et koormis ilusti tuleks, et kuidas puit mängib, saab hiljem regullida, mis iganes. Aga ma olen toonud ära, teen jalad ära, siis näitan uuesti, et muidu on nagu natuke keeruline, et ma proovin ta käsist sisse ära, aga vaatame. Nii, ma proovin nüüd siit sellega korra sisse minna, et kuidas üldse tundub. Ideaalne. Aga jah, ma ei tea, kui hästi te näete, aga siin hakkaks siis tegema. Okei, ma olen toonud jalasjad ära ja siis vaatame edasi. Nii, ma vist ehitamisega natuke liiga hoogu. Aga siuke värk, et juba on nagu päris hea. Kindlasti on siit midagi viltu-valtu, sest nad ei ole praegu nagu paika aetud, aga nii on siis, et ma ehitan seda praegu. Kohe öelda, et see vahe on juba õige, siia lähevad taignakastid, selle ma polsterdan ära selle sama Kingspaniga. Tainast tahab kindlalt temperatuuri saada ja siis on vaja, et ta oleks nagu hea. Et ma isoleerin selle ära ja siis panen sinna veel need külmapatareid sisse. Aga ma panen nagu ühe posti võib-olla veel ära. Ei pane ka. Teen nagu need, et oleks enam-vähem ruudud ja siis läheme sisse proovima, et ma arvan, et teen jälle väikse klipi varsti, kui on nagu need asjad sees, et jah, varsti näeme. Nii, laiaslastus sai siis valmis. Kas valmis, aga nipet-näpet on veel parandada. Ma teen need parandused ära, aga nii ta hakkab nagu olema, et siuke kõige tasapind, et sealt saab serveerida ja kõike teha. Et ma teen need parandused ära ja siis ma arvan, et saab selle vineeri käsid peale panna. Et ma arvan, näeme, kui parandused on tehtud ja hakkan vineeri peale panema. Mõnikord on nii, et parandamine läheb uue asja tegemiseks, et tegin täiesti uue. Ma lihtsalt see lähenemine, kus ma alguses läksin, oli vale ja see viga kandus järjest iga lipi kaudu edasi, nii et mul oli lihtsalt muust teha. Õnneks materjali veel oli. Ühesõnaga, siin on juba vineeri peal. Siit võtan natuke vähemaks, muidu mahu külmik ära. Seal on nii ja ahju siukse sablooni ma läksin ka välja. Et ahi tuleb umbes nii, see on korsten. Et siin on nüüd ruumi teha. Et sealt otsast sinnani jääb 2,2 meetrit. See on päris palju ja nii pidi 60 senti, et tahaks selle ehitusega nagu teha kõik need kompensatsioonid, mis mul siiamaani siis aias ja pitsagis ja need nagu mis ma tunnen, et seal oli nagu puudu, et saaks lõpuks täiuslikku. Et siia on veel vineer panemata. Et sellega ka tegelen. Kohe varsti praegu lipid valmivad. Ja siis see laguneb praegu laiali, aga ma tegin nii, et saaks ära isoleerida makroga kinni. Hakkangi järgmisena tegema, et see peaks tagama selle, et kuumal suvepäeval on seal sees ka nagu okei temperatuur. Et ma hakkan panen selle makroga sinna kinni, et pressib ilusti vahele ja siis hakkan nagu ust ka tegema. Võib-olla teen ukse enne, et siis on nagu see tainas kuumal suvepäeval ka jahe, et panin need
külmapatareid sisse ja ongi parem, nii et ma hakkan lihtsalt toimetama. Mõte on siis selles, et ma liimin selle siia ukse külge. Et näed, see on see, aga et ma võtan siit selle, panin kahepoolse teibi siia. Sellega teeme esmase fikseerimise ja siis paneme liimiga kinni, saame siit eest ära ja siis saame raskuse peale panna. Toon mingi kanistri siia. Nii. Kui mul mõte see, et ma panen siia seda vahtu. Loodan, tuleb ikka välja. Tuleb. Ma seda vahtu siia. Nii. Nüüd surun ta siia. Siit on. Surun tagant vastu. Ja annan naelepüssiga ka mõne. Ai, täpselt näppu. Nii. Nüüd see tuleb ära siit. Ja ongi kinni. Ma panen lihtsalt mingi raskuse peale. Et oleks kinni. Te vist mind ei näe ka. Panen raskuse peale. Jääb nii. Ja nüüd ma siis täidan ära ka need ülejäänud praod siit, et oleks siit alt ka tihe. Alati mingi raskus peal, et muidu lihtsalt hakkab ära paisuma. Näitan natuke lähemalt ka siis, et tihendan ära, lae veel teen, aga et raskused peale ja saab teha küll, et ühesõnaga siuke värk, et nüüd kohe näitan järgmist asja, et vahepeal veits toimetan. Nii. Kõik nüüd kuivab, ma teen selle kohe üks peaproovi. Et see on peaproov siis selle lae jaoks. Pulgad said just tooni ja panen peale. Mõte on siis sellised listud. Siia peale, tahaks näha, kuidas jääb. Ehk siis selle sama liimiga, millega ma panen siia vahele. Naelepüssi ja sellega siis naelepüssiga ainult nagu fikseeriks. Ja siis see liim ajab kinni. See liim ei paisu, kõik siis nagu toimib. Proovime ära. Väga hull saab lahti võtta, aga et see nagu laeks siuke peaproov. Ühesõnaga panen liimi peale. Panen liimi peale. Nii, esimene on alati üli hea tähtis paika panna. Nii. Nii hea nakkega liim, et see kahest naelast piisab. No nii, siuke tulemus on, sain enam-vähem proovi teada, kuidas käib. Paigaldamine pole väga hullu, aga saab tänase päeva lõppenuks lugeda, sest et nüüd kõik kuivab, mis peab kuivama. Nii et näeme homme. The next day. Nii, jätkame siis selle ägeda kapi lahendusega, nagu eelmises klipis ribilahendus, et see on mu see taignakambri uks soojustusega kinni liimitud. Et siia ma teen ka siis selle nendest, mis ma siin värvisin, õlitsin, peitsisin. Et need panen nagu ka siia peale, et ma näitan seda protsessi, et tegelikult midagi keerulist ei ole, et siia liim alla, see penosili liimi, see on päris siuke paks tökat, et see ei hakka libisema ja naelapüssiga fikseerin lihtsalt selle siia vineeri külge ära, et siis ta on nagu hoiab paigas liimimise jaoks. Ja nii teengi, et ma panen tailnapsi käima ja siis on näha seda protsessi, et võib-olla kaamera lähemale või. Kohe vaatame. Nii, protsess väga lihtne. Serva jaoks ilusa tüki. Käisin, Soudal. Soudal Fix All ja samasugune Flexi, et hästi siuke veniv. Nii et paar teppi peale. Ta valgub ise laiali.
ribad, täpid, kuidas soovite. Lihtsalt nii, et ta ei hakka servast ära tulema. Noh, see on selline hästi tökatine määr. Nii, alustan servast. Lihtsalt kinni. Esimene tuleb lihtsalt fikseerida. Panen naelaga kinni. Olemas. Olemas. Noh, keskelt ka. Ja ega ta kuskile rohkem ei lähe. Nüüd mul on selline ilus 12 mm vahejupp, see siia vahele ja läheb järgmine. Ja ega nii see protsess ongi, et hakkame ainult tegema. No ja siuke saigi, et päris ilus. Et nüüd tuleb see ainult sinna paigaldada ja edasi ongi lihtne, et ei ole väga keeruline teha. Nii et kui leiate mingi koha, kus rakendada, tehke ka. Nii, lõpptulemus siis siuke. Päris ilus, ma ütleks, et nagu teeb nagu moodsamaks. Täna on meeletu vihm. Kas meeletu, kas ajab uus paha teha ja siin garaaži uks ette niimoodi, et saab käia sisse välja, märks ei saa. Lähen natuke sisedega edasi, et see, kui ma soovistasin seda, liimisin seda, mis on siis Magroflexiga, panin kinni, tehensin, siis lõikan need ära ja teen servad alumiiniumteibiga, et oleks kõik nii-öelda tihe. Ma arvan, et sellest on küll, et anda see, mida siia vaja, nii et lähme sellega edasi, siis pärast prooviks ka äkki uks ette saada, et siis oleks nagu kapp valmis. Nii et tegudele. Nii, nüüd alumiiniumteip ka pandud. Selle ülemise, seal on väike vahe. Selle on panen kõige hiljem, et muidu äkki mul on vaja peamist vineeri veel maha võtta. Nüüd järgmine challenge on vaja need hinged siia ette panna. Mul on üks mõte, ma proovin, kas see toimib, ehk siis ma panen hinged ukse külge ära, siis kahepoolse teibiga. Ühesõnaga ma tahaks kuidagi need hinged siia ära panna. Aga vaatama. Kuidagi ikka saab. Ma proovin nüüd näidata, kuidas ma seda teen. Mõte on siis selles, et siis uks läheb niimoodi ette. Ja nüüd ma valin siia need kohad ära, kinnitan need ära ja siis paneme selle ukse külge, ehk siis ma panen kõigepealt nad sinna raami külge kinni. Loodan, et see toimib esimese korraga. Lihtsalt see oleks ideaalne, kui see tuleks lahti niimoodi, et ja vist ma mõttel isegi oli mingi jõud. Näete, first try kaamera ees. Et need ma puurisin siit läbi ja jube kole, siis ma võtsin selle üldse maha, panin läbi ja panen siia liistu peale, siis jääb nagu ilusam ja uks käib. Ehk siis väljast on juba päris hea. Selle osa ma teen uuesti korda, et seal oli üks praegu vahel, seal ka niimoodi. Ja kui nüüd lahti teha, siis siin on taigna kast sees pitsaalis, just jumab sisse.
lisa õhkuruumi ei ole väga kinni. Siia ma teen niisuguse magnetiga kinni, et seda niisama kinni hoiaks. Ja siis ka sellise mingi luku või asja, et saaks paremini kinni. Ja siit juba hakkavad esimesed välja tulema, et kui kaugel võib olla see, kui mõõdame, tasapind, mis siia teha. No 40, maks 45. Tööpind olemas, lõikasin selle ka siia maani, et siia saab nüüd külmik tulla. Sa võid sinna mingi sellise talla või aluse tegema. 3 days later. No nii, tegin esimese kohvi. See iseloomustab nüüd seda, et nokitsesin vahepeal. Siin on pistikupesa, siin on kohvimasin ja autosse ei tule mitte ühtegi kaablit. Ehk siis täiesti off-grid solution ja see tuleb tänu sellele, et siia nurka panin siukse asja Victron Energy Phoenix Compact 12600 ja sealt lähevad siis läbi akusse need kaablid. Kes nüüd nägi, et need kaabli läbiviigud on kaitsmata, siis see on praegu testiks, kas see lahendus üldse toimib. See kohvimasin oli 1500 vatine. Paberite järgi ta inverter annab 1300 vatti ja piik on 3 kilovatti. Ja ta tegi ära. Nii et see siis jooksutab mu seda külmikut siin iga tahes ja seda mul oli vaja testida, et ma võtan nüüd uuesti akutsed lahti ja panen need läbiviigud ja kõik kaitsen ära, aga see on täitsa tore märk. Ja siin natuke on veel nokitsenud, ehk siis siin on nüüd see tasapind paigas ja lae väärisin korra veel mustaks, et siin mingid siuksed kohad andsid nagu näha. Võib-olla selle peab tõesti uuesti üle laskma, aga et jah, siia tulevad ka ribid peale, aga kui see hakkab nagu paistma täpselt kahe ribi vahel, siis pole see asi see. Igatahes, ma joon selle kohvi ära, lihtsalt nokitsen veel edasi, tuleks hakata seda külmkappi sisse panema, et ahi vist pandi täna siis 24. aprill. Eile tulid meilid arve kohta, kuigi maksin ammu ära, 15. aprill tellisin ja nüüd kirjas olid pannakse täna teele, kuigi see tracking on ikka see esimene, et tarni on oma info saanud, nii et vaatame, mille see liigub. Aga ma joon kohvi ära ja siis natuke räägin edasi, mis tehtud on. Pidin peale kohvi natuke veel rääkima, et mis veel on tehtud. Et ma alustasin uue selle paneeli tegemisega, mis läheb siis sinna otsa. Siia tuleb küll külmkapp, aga ikkagi teen selle ära. Ja lae värvisin ära, sellest vist rääkisin. Nüüd võiks hakata proovima panna. Mingi osa värvisin neid ära. Nüüd võiks hakata proovima seda varsti panema. Ehk siis siia see jääb nii, et need on mingid puidud efektidega. Aga et nagu päris mõnus jääb, et mul on valgus ka sinna tellitud. Et ootan, millal see jõuab, siis seal tellisin sellise veepumba, mis hakkab suru langedes tööle. Ehk siis see tuleks kraanikaussi, ventilatsiooni, siukse väljaviigu mootori tellisin ära. Ja ega nii ongi, et siin vaikselt nokitsen. Ootan rohkem, millal ahi jõuab ja siis nagu vaatan edasi. Veel tegin natukene visuaali paremaks, et kui need uste alumised ääred on sellised, ma ei tea, siuksed ökad. Siis tegin nagu nats teiselt poolt paremaks, panin uue kivikaitse ja lüksin selle vana jaama maha, et ehk on nagu visuaali pool natuke parem. Nii, las nüüd nende kivikaitsetega praegu jääb. Tähtsam see lagi, et
ma hakkan vaikselt proovima, kuidas seda panna on siia. Siin bussil on mingid märkekohad. Ma ütleks, et see on suht keskel, et see on nii ees ja taga. Et ma panen selle järgi laseri paika ja siis proovin, kas on hea mõõta. Loodan, et siukse nii-öelda valge ilmaga on seda näha, aga paneks mõned listud paika, mis ma seal ära olen peitsinud, et proovime, kuidas see üldse jääb, et kas see idee toimib, et nii, ma loodan, et nüüd on hästi näha. Ehk siis laserijutt on päris hästi näha, kui niimoodi kõigutada, siis see ka kõigub. Nii et ma proovin siin teha mingi siukse tasakesi. Ja siis vaatame, et saab tegelikult küll. Ja siis vaatame, et kuidas on kõige parem. Ma tegin siukse triki, ma loodan, et on näha. See on see lipp ja siis siin on üks jutt. See kriips on siis selle kahe liistu vahel, see vahe keskkoht. Ehk siis selle järgi ma saan panna nii, et see laseri jutt on praegu kahe liistu vaheline keskkoht. Sinna ma tahan selle ühe alguse panna, aga et ma proovin nüüd selle siia ühe siia ära panna. Mitte väga kõigutada bussi. Ja siis on tulemus näha. Nii. Näitan teile ka. Ehk siis esimene liist on nüüd paigas. Ma veel siin mõõdan seda ja teen, aga ma hakkan nüüd seda lage siin panema. Aga seda näete teises episoodis või tähendab järgmises episoodis, et see tuli niigi pikk. Et ma hakkan seda siin panema ja siis teie pange ikka alla mingi kommentaari, like. Ja kindlasti kui on huvi, siis buy me a pizza ja näeme järgmises episoodis. Ciao!